Tänase digitöötoa teema on taustamaterjalide talletamise ja jagamise ning ühismõtlemise töövahendid ning teile räägib sellest Kristjan Otsman. Kristjan, palun, sa võid siis alustada. Jah, aitäh. Nii, tere päevastlõunat kõigile ja mul millegipärast meenus täna vana hea Murphy seadus. Teksimine on inimlik, aga selleks, et asju põhjalikult bussi ajada, on vaja tehnoloogiat. Või on vaja arvutit. Et siin jah, GoToMeetingu ja GoToTrainingu tootjad, neil oli mingi tehniline probleem ja seetõttu see GoToTraining läinud käima. Nii, aga nüüd me oleme siin olemas. Mida me täna teeme? Me täna uurime natukene dokumendiloomet ja erilise tähelepanu me pöörame nendele töövahenditele, mida saab ühiselt kasutada ja mida hajatiim saab kasutada. Me käime siin põgusal läbi Google'i tootepere, siis ma õige põgusal näitan ka Microsofti asju veidi ja siis vaataks veidi Dropbox Paperit, mis on üks äraütlemata vahva uus asi, suhteliselt uus, eks see on natuke alla aasta vana. Ja siis uuriks natukene mõttekaarti ka ja lõpuks ma näitaks ühte ideede kogumise keskkonda. Et ehk kulub ära. Nüüd me alustame sellisest kohustuslikust kavast, milleks on Google Drive või siis on Google Docs, eks. Ja nüüd siin on terve täismäng erinevaid vahendeid. Ja kui nüüd järjest vaadata neid, siis näete, siin on mul see Google Docs, eks. See on natukene eksitav, et see Google Docs nagu oleks samal ajal nii tekstiredaktor kui ka samal ajal kogu see kupatus, eks ta on see vana ja taak. Nüüd, ja esimesena vaataks Google Docsi. Ja meil on tehtud tänaseks koolituseks, ma meisterdasin siin valmis hulga mänguvälju meile. Meil on 10 mänguvälja, need mänguväljad olid seal tänase koolituse kutses kirjas ja samuti on nad Facebookis ürituses on kirjas. Need mänguväljad on kõik sellised, kus kohas kõik peaks vähemalt teoreetiliselt saama mudida ja katsetada neid. Kui te lähete nendega mängima, et siis püsige viisakuse piires, eks. Nüüd Google Docs. Vaat kõigil Google Drive'i või Google'i selle veebi Office'i või veebikontori vara puhul on see struktuur on ühesugune, näete. Mul on siin tee mulle uus asi, eks ma võin faili üles laadida, mingit kaustu teha, aga vaatame esimesena tekstiredaktorit. Ja siin on 2 võimalust, et kas ma ütlen, et teeme tühja dokumendi, aga üks asi, mida millegipärast hulk inimesi ei kasuta, on see, et tegelikult siin saab ka malli põhjal teha erinevaid dokumente. Ja kui ma vajutan siia, et tee mulle template'is, tee mulle uus dokument, siis nüüd ta küsib, et millised sinu enda template'id on, minul neid ei ole, aga siin on terve hulk kasulikke üldkasutatavaid template'e nagu projekti ettepanekuid ja kohtumise märkmed ja siis on siin ajalehe mall ja siin on terve hunnik igasuguseid erinevaid malle, mida võib-olla läheb kunagi vaja. Et see on üks asi, mida tasub vaadata. Nüüd, mina tegin siin valmis ühe mänguplatsi, et selle abil näidata, kuidas kasutada Google Docsi. Ja siin ma loodan, et kui te selle lingi peale vajutate, ma loodan, et see töötab, see jagatav link niimoodi, et kõik, kes tahavad, saavad praegu siis täiesti süüdimatult mudida. Mis on nüüd, sisuliselt, kui te Wordi olete kasutanud, siis näete, siin on tiitlistiil, eks, siis ma võin siia kõikidele asjadele, ma võin panna näiteks erinevaid stiile külge, näiteks näete heading 1, 2, 3, eks erinevad pealkirjad, eks. Nüüd ja siis tavaline tekstiväli, eks, siin saab vääristust muuta, tekstiredaktor nagu tekstiredaktor ikka, eks. Täitsa tipp-top. Nüüd siin on mõned iseärasused ja kõige vahvam iseärasus on siin jagamine. Niimoodi, et praegusel juhul me oleme jaganud näete, siia ilmus üks kodanik juba kohale, eks. Ja nüüd, kui ma võtan selle ühe kodaniku nime peale klõpsin, näete, meil on chat ka. Et ma võin siia kirjutada, et palun kirjutage midagi siia kuskile. Me saame siin omavahel chatida vaikselt. Nüüd siis peale selle, mida me veel saame teha? Me saame erinevaid asju kommenteerida, täpselt nagu Microsoft Wordis.
eks ma võin lisada siia kommentaari, et ma ei tea, see on üks oluline asi. Nüüd peale selle, mida siin veel saab teha ja loomulikult, kui kommentaar on ära lahendatud, ma võin talle öelda, et ta on resolved, ära lahendatud. Nüüd ja võin igast muid kommentaare siia lisada veel, kui tahan, siis mis on veel? Näed, chat täitsa töötab ju. Siis üks asi, mis mulle Docsis väga meeldib ja mida ma kasutan, on see, et peab olema selline asi nagu notification'id. Kohe vaatan, et te saate ka need kätte. Ei ole võimalik, et nad on need ära koristanud. Sest et Google Sheetist. Just see on Google Sheetis. See on natukene jabur. Google Docsis ei ole märguandeid seda, et kui keegi teine mudib, et ma saaksin sellest automaatselt teada. Aga Google Sheetis on, Google Sheeti juurde me jõuame. Nii palju sellest. Nüüd, eks täitsa tipp-topp asi, mis on probleem? Probleem on selles, et kui mitu inimest korraga mudivad dokumenti siin, siis me võime sattuda pideva ülekirjutamise ahelasse. Niimoodi, et mitu inimest järjest muudkui parandavad, eks. Üks kirjutab ja asemel ning ja teine ningi asemel ja siis käib selline kemplus seal. Et see on Google Docsi probleem, aga kõik ülejäänud nagu töötavad väga hästi ja jagamise juures ma saan siin valida, et kes milliste õigustega saab jagada, et näiteks toksin inimeste aadressi ja siis seejärel ütlen, et kes mida saab, kas saab muuta, saab kommenteerida, saab vaadata ja samuti inimesed, kellel on mingisugune link, eks, mida nemad saavad teha. No vot, nii palju siis Google Docsist. Nüüd järgmine asi on Google Sheets. Google Sheets on sama asi nagu Microsoftil on Excel. Ja siin on täpselt sama asi, et ma saan siia tekitada tabeli, eks, ma ei tea, tekitan osalejate nimekirja, eks, eesnimi, perenimi ja e-post näiteks. Ja siis seejärel ma saan jagada seda tabelit kõigiga. Siin on selline asi, et kui meil on siin ühiselt jagatud tabel, siis Toolsi menüü all on selline asi nagu Notification Rules. Ja see on päris äge ja ma ei saa aru, mis pärast nad ei ole seda pannud Docsi samamoodi. Notification Rulesi all ma saan öelda, et kui on muudatusi tehtud, vormide juurde me jõuame veel, siis saada mulle kas kohe selle kohta meil või saada kord päevas mulle ülevaade selle kohta, kui keegi on midagi muutnud. Sellest on väga palju kasu, eks, kui te kasutate ühisloomet. Aga muus osas, see on tabel nagu iga teinegi, eks siin on meil filtrid olemas ja summad ja saame graafikuid koostada ja täiesti tavaline tabelarvutustark. Valemid töötavad ja lausa lust kasutada. Google Sheetil on üks probleem, kui teil on suur tabel, kus kohas on näiteks, ütleme, 10 000 rida, siis esiteks see sõltumata netiühenduse kiirusest, see tabel laeb ennast alla nagu tigu. Teine, kui te midagi muudate, siis need salvestamised kestavad veel kauem. Seega, kui on lühike tabel, siis ta töötab hästi. Kui tabel läheb suureks, unustage ära, kasutage muud varianti. Järgmine variant, mis mulle Google Sheeti puhul eriti meeldib ja mida ma ise koolitajana kasutan väga tihti, on see, et me kasutame erinevaid küsitlusi. Alati enne koolitust me saadame küsitluse laiali, nii sellegi koolituse puhul. Ja neid asju on Google Sheetiga jube hea teha. Näiteks ma võin siin tekitada näiteks Emsli veebivahendite näidisküsitluse, te saate ise ka tõenäoliselt siia küsimusi juurde panna. Ja näiteks me küsime siin, et kas sa oled enda arvates nutikas ja tark, eks, ja siis paneme siia variandid näiteks jah, ei ja võib-olla ja siis me võime lisada, et pane mingi muu variant veel, paneme siia ühe küsimuse veel juurde ja siis ütleme, et kas sa oled teiste arvates ka nutikas või ja tark. Eks? Et ma saan selliseid küsimusi teha ja siis peale selle ma veel võin näiteks teha siin checkboxe.
milline sa oled ja siis ma võin öelda, et ma olen nii nutikas kui ka tark. Ja peale selle olen ma veel harukordselt ilus. Nüüd, ja siis ma võin teha veel näiteks, mis asju ma siin veel saan teha. Ma saan teha drop-down'e ehk siis kus kohas menüü tuleb lahti. Eks? Siis ma saan teha skaala küsimusi. No, kuidas sa end tunned praegu? Ja 1-5 me võime öelda, 1 on kehvasti, 5 on suurepäraselt. Eks? Ja siis ma võin siin teha veel, mida ma veel saan teha? Ma võin näiteks mitme valikuga neid raamistikke teha, eks ma võin neid tickbox grid'e teha, ma võin igasuguseid asju siin teha ja loomulikult kõige tavalisemad on lühike vastus ja paragrahvi vastus. Ehk siis, noh, kuidas töövahendina tundub. Ja siis saab siia kirjutada vastuseid. Nüüd ma saan ka öelda, et millist vastust on vaja, millist ei ole. Ja siis ma saan jagada seda erinevatele lehekülgedele. Vaadake, siin on üks nõks veel. Nimelt, kui teil on valikvastus, siis valikvastuse puhul ma saan öelda, nii kui ma olen siia, nii, võtan selle vastuse. Nii ma saan siia pilti juurde panna. Aga huvitav, miks ma enam ei saa seda nested listi teha. Vanasti sai teha siin sellist asja, et kui ma võtan mingisugusel vahendil, ma saan... näed, siin samas all, eks. Näete, kui mul on valikvastus ja ma klõpsin selle 3 punkti peale, siis siin on see go to section based on answer. Ja näed, kui mul on erinevad sektsioonid tehtud, siis ma saan öelda, et näed, kui vastus on jah, siis jätka selles küsimuses. Kui vastus on ei, siis näiteks, näed, kui vastus on jah, siis mine edasi. Kui vastus on ei, siis saada ära ja ega mitte nutikate ja tarkadega inimestega meil polegi mõtet tegeleda. Eks? Mis nüüd nendest tulemustest saab? Näete, siin on selline asi nagu responses. Ja kui ma nüüd saadan inimestele näiteks selle lingi laiali, nii ma saadan praegu lingina selle. Ja ma lühendan selle lingi ära ka, siis on hea lihtne ja siis ma nüüd näitan teile, mis nüüd saab. Kopeerin ära. Ja siis seejärel avan uues aknas selle küsimuse, mille ma just tegin. Küsitluse, vabandust. Ütlen, et jah, ma olen nutikas ja tark. Siis kas ma olen teiste arvates ka? Muidugi olen. Milline ma olen? Ma olen nutikas, tark, aga ilus ei ole. Tunnen ennast suurepäraselt. Ja tundub päris hea. Ja nüüd ütlen, et saadale ära see vastus. Ja vaadake, mis nüüd juhtus. Juhtus selline asi, ma panen siit selle kinni. Ja siis läheme siit, näete, siin on responses. Üks vastus on tekkinud vahepeal. Huvitav, kes küll vastas. Nüüd, ja siis, kui ma lähen siia peale, näete, nüüd ma näen, et mida inimesed on siis öelnud. Näen ilusti graafikuid ja kui ma tahan, siis ma võin klõpsata selle tabeli peale. Ja nüüd ma võin avada selle küsitluse tulemuste põhjal uue tabeli. Fantastiliselt hea töövahend. Kõik tasuta. Saabus üks kommentaar Google Docsi kohta, et kui teha neid suuri või mahukaid dokumente, mis on mõeldud kuhugi esitamiseks näiteks, et siis peaks ikkagi dokumenti alla laadima arvutis vorminduse korrastama, kuna nii Docsi kui ka Wordi vormindused on erinevad. Ja, loomulikult, aitäh. Ma isegi, parem on mitte näidata, see on esteetiliselt päris kole. Et ma olen tõmmanud siin, tegime ühte projekti ühe kaaskoolitajaga, tegime ühiskoolitust ja siis mul oli tehtud materjalid valmis Wordis. Ja siis ma tõmbasin selle Google Docsi sisse. Ja see, mis sealt järgi jäi, see oli leebelt väljendudes kole. Ja siis, kui me mudisime seda, siis tegelikult hiljem tuli Wordis uuesti ümber vormindada. Aga sellise väga lihtsa teksti tegemiseks töötab päris hästi. Nüüd, see on oluline märkus. Siis on olemas ka Google Slides, millega saab teha väga lihtsaid esitlusi. Aga ausalt öeldes Prezi on parem variant, aga Prezil on see paha asi, et mul on ta üsna tasuliseks teinud. Google Slides on endiselt tasuta veel. Ja töötab päris hästi. Nüüd, ja siis on joonistamisplats, ehk siis Google Drawings, mis töötab ka päris hästi, aga taas Google Drawings minu jaoks on natukene keeruline võib-olla. Et võib-olla hoopis lihtsam variant
oleks kasutada sellist asja nagu O-äpp. O-äpp on, seal pole isegi tarvis kasutajaks regada. Ja nüüd mida me teeme, ma loodan, et see nagu töötab ka see, mis seal jagatud linkides oli, eks. Paneme talle nimeks, et see on Emsli mänguplats. Ja siis ma saan taas siia kutsuda inimesi. Eks? Ja nüüd me saame kõik koos saame sodida siin. Näiteks me võime siia, ma olen kehva sodiga natuke jämedama pliiatsi võtame. Nii, on olemas ja näete, ma saan siia joonistada igasuguseid asju. Ma joonistan nagu, ma ei tea. Ma kujutan ette, et juhul, kui ma kunagi teise ilma ära lähen, siis seda pilti müüakse rukku hinnaga. Nüüd, nii. No võt. Ja me võime siin näiteks samal ajal keegi räägib ja samal ajal keegi sodib. Ja juhul, kui kellelgi on veel näiteks mingi digipliiats või siis võtab kas või päädis O-äppi lahti ja joonistab näpuga mõnusalt, siis sellega on võimalik täitsa häid asju teha. Ja juhul, kui siia sisse logida, siis on võimalik neid ka salvestada ära. Ja samuti ma saan eksportida PDF-i ja kujundina meie sodimisi. Et igasugused lihtsad skeeme päris hea sellega joonistada. Nüüd järgmine töövahend, mida ma tahtsin teile näidata põgusalt, on kõik, mis puudutab Office'it. Aga siin on mul üks Office 365 lahti. Aga seda ma täna ei hakka näitama, sest see on puhas tasuline rõõm, aga siin on, näete, Mail ja OneDrive ja Word ja Excel, selle juurde jõuame. Ja Flow on tore asi ja Teams on fantastiliselt hea asi, siis kui tahta veidi planeerida meeskonnatööd. Aga Teamsi minu arust me eelmine põgusalt korra vist vaatasime ka. Nüüd, aga kui me läheme nüüd tasuta versiooni, eks ma kohe vaatan, kus kohas mul see OneNote on nüüd. Jälle üks mänguplats, see on Dropbox Paper. OneNote on siin. Näete, see OneNote on nüüd tasuta versioon. Ja OneNote on nagu digitaalne märkmik. Evernote, Simple Note, mis iganes note. Nüüd, mille poolest on hea? On see, et ma saan, näete, jälle anda märkmike ühiskasutusse. Siis ma saan siin öelda, et märkmik ei saanud laadida, aga see on sümpaatne. Ma tahaksin uut tekitada. Jah, logi mind välja, muidugi. Tubli. Vaatame korra, kas ma siia kiiremas korras sisse saan uuesti, sest et ta on nii hoolitsevalt mind vahepeal välja loginud. Nii. Ja vaatame, kas nüüd läheb paremini. Nii. Näed, Emsli mänguplats mul on olemas siin. Nii, võtan ta lahti. Vaatame. Näed, uus jaotis. Näiteks, ma ei tea, koolituse märkmed. Näete, nüüd tuli siia üks uus jaotis, koolituse märkmed. Siia ma saan erinevaid lehti saan teha. Näiteks paneme sellele, töötame, väga hea, ei pane inimeste nimesid siia. Näiteks veebivahendid. Ja nüüd me saame kõik koos märkmeid teha. Mida ma näen üha enam on see, et näiteks koosoleku memo mitte ei kirjuta igaüks eraldi, vaid me kirjutame kõik koos seda koosoleku memo. Ja siis pärastpoole jagame ära koosoleku memo oma vahel. Ja sageli näiteks üks juhatab, teine protokollib, jube hea on teha niimoodi tööd. Et täitsa, samuti ma saan lisada joonistusi siia ja selline elementaarne, kõige lihtsam funktsionaalsus on siin olemas. Loomulikult ma võin endal tõmmata OneNote'i kliendi. OneNote'i kliendiga asi läheb veel vahvamaks, sest seal ma juba saan salvestada. Ta hoiab need salvestatud heli hoiab märkmetega umbes samas kohas. Niimoodi, et kogu salvestist ei pea üle kuulama, ma saan ainult mingi spetsiifilisi kohti märkmete järgi üle kuulata. Et OneNote Online on päris hea tarkvara ja erinevalt Evernote'ist Evernote'il on see paha asi, et seal on väga, nad läksid siin ahneks kätte ära paar aastat tagasi.
aga OneNote'is endiselt saab tasuta versioonis natukene rohkem teha. Nüüd üks variant veel, kus kohas saab ühiselt dokumenti luua, on üsna mitmeil meist tõenäoliselt on olemas Dropboxi konto. Ja nüüd Dropboxil tuli selline vahva asi välja nagu Dropbox Paper umbes aastapäevad tagasi võib-olla. Betas olid nad võib-olla paar aastat tagasi. Ja vaat Dropbox Paper minu jaoks kirjeldab kasutajaliidese kogemuse poolest seda, milline peaks üks ühine dokumendivara välja nägema. Ja ma lühidalt näitan seda. Meil on jälle siin mänguplats tehtud, kus kohas me saame mängida. Ja ma kohe vaatan, väga hea, näete siin keegi külaline juba vaatab, eks. Ja siin, mida ma saan teha? Taas ma saan kirjutada, mis on lahe, on see, et ta jätab, näete siia näitab, et kes selle kirjutas, eks. Siis peale selle, et siin on igasugused väikseid nuppe, ma võin lisada meediat, ehk siis ma võin video siia panna, kui ma tahan. Siis peale selle ma võin näiteks Dropboxi faile siia panna loomulikult, ma võin lisada pilte, ma võtan siit mingisuguse üsna, ma ei tea, ma panen praegu esimese selge pildi logo lihtsalt siia, näete, eks naksti läheb selge pildi logo siia. Ma saan kommenteerida erinevaid asju, siis peale selle, mida ma veel saan teha? Ma saan peale selle, ma saan lisada tabeli, näete, tee mulle üks tabeli ja erinevalt enamikest veebipõhistest tekstiredaktoritest see tabel töötab hästi ja siis ma saan otse siia väärtuseid sisse kirjutada. Et see on nagu päris mõnus. Ja siis, jah. Uuritakse veel Google Keepi kohta ka. Google Keep. Google Keep, kui on Androidi telefon, siis on ta päris hea. Minu ja ideede kogumiseks. Et kui mingi asi tuleb pähe, et mingit asja võiks teha, lähen siit Google Keepi ka. Siis Google Keepiga on see tore asi, et jah, ma saan koguda siia mingisugused ideid. Tuli maailma muutev idee. Aga mis on nagu jama nende asjadega, on see, et ma ei ole leidnud Google Keepis seda, näete, ma saan samuti lisada meeletuletusi, kutsuda siia teisi inimesi juurde, eks muuta neid värve ja nii edasi. Aga mis on minu jaoks? See on tulnud. Ma ei ole vahepeal Google Keepi, ma ei ole vahepeal aasta otsa vaadanud. Copy to Google Docs on mul, ma ootasin seda pikalt. See, et nad seoksid Google Keepi ära Google Docsiga. Mis muudab nüüd Google Keepist teeb töökõlbliku või kasutuskõlbliku toote. Ideede kogumiseks töötab päris hästi. Jah, aitäh. Ja, just. Nii. Nüüd, kuhu me jäime? Me jäime sellisesse kohta, et Dropbox Paperiga mängisime. Ja siis, näete, ma saan siia checkliste teha. Ja mis on veel lahedam, on see, et ma näiteks kirjutan siia, et hinga sisse ja hinga välja. Ja siis lõõtsuta kui tuuleks. Ja ma võin öelda näiteks, et ma nüüd võtan siit, ma loodan, et Maarja ei pahanda, aga näete, ma võin siit valida, et kelle ülesanne see on. Ma võin suunata ülesanded sellisel moel, suvalisele osalejale. Eks? Mugav, eks? Smile. Nüüd, saab kommenteerida ja siis ma võin siia panna tähtaegu külge näiteks, et mis ajaks peaks olema järgi mõeldud veidi. Et töötab päris hästi. Ma saan siia projektiplaani sellisel moel teha. Ja siis ma saan igast mummu nimekirju teha ja siis saan teksti maha tõmmata ja saan lisada koodijuppe vahele. See minu arust nagu peaks sellisel moel peaks toimima üks korralik dokumendihaldustarkvara. Sellel on siin mõned puudused taas. Ei ole maailmas ideaalseid asju. Nimelt, kui tiim hakkab seda kasutama, siis Dropboxi tasuta piir saabub kätte päris kähku. Ju see Dropboxi eesmärk ongi.
Nüüd, aga kui ei ole väga mahukad materjalid, siis Dropbox Paper on raudselt minu valik number 1 praegu kogu selles pilves. Sest ta töötab niivõrd intuitiivselt. Ma ei pea teda õppima hakkama. Ja siis on veel esitusstiil on siin ka olemas, eks. Ja loomulikult on ajalugu olemas. Google Docsis on ka olemas dokumendi versioonid ja kui keegi midagi tuksi keerab, saab tagasi minna jälle. Vot, et kui ma vajutan presenteri peale, siis ma saan kuskil inimestele suurel ekraanil näidata, et mis siin toimub. Selline tore asi. Nüüd, enne kui me läheme mõttekaarti, vahendite ja teiste asjade juurde, siis milliseid küsimusi teil on ühise dokumendi loome kohta? Me oleme praeguseks vaadanud Google'i tooteperet, ehk siis Docs, Sheet, Presenter, midagi vaatasime veel põgusalt. Siis me vaatasime, üks oluline asi veel enne, kui hakkate küsima, selle OneNote'i juures. Näete, kui te olete OneNote online'is, siis kui te klõpsite selle peal, näete, siin on minu kalender ja OneDrive ja Word online ja Excel online, mille poolest mulle meeldivad Word ja Excel online rohkem kui Google Docs ja Google Sheet, on see, et ei ole seda ühe sõna ümberkirjutamise jama. Nii Word kui ka Excel, nad panevad lõigu lukku, kui keegi mudib seda. Ja siis on nagu vähem jamamist nendega. No vot, ja Skype ka muidugi. Ja Flow on siuke automatiseerimislahendus, kui me eelmine kord vaatasime sellist keskkonna nagu Zapier, siis Flow on Microsofti Zapieri sarnane lahendus, mis ei tööta pooltki nii intelligentselt. Nii saabus küsimus, et kuidas OneNote'is täpsemalt näiteks koosoleku lindistamine käib, et märkmed paralleelselt tekiksid? Seda ma veebis ei saa teha. Ma selleks peaksin panema käima oma OneNote'i kliendi. Ma kohe vaatan, kas mul on siin Maci OneNote on mul olemas siin. Üks hetk läheb aega. Ma ise ei ole nagu OneNote'i kõva kasutaja, sage kasutaja. Minu jaoks OneNote on natukene keeruline ja teine asi on veel, et mul on näritud õunaga arvuti ja siin on tegelikult üks parem lahendus veel. Aga ma temaga väga palju ei jaga. Nüüd, aga mida ma saan OneNote'is teha? Ma loodan, et ma saan siin seda Maci OneNote'is kasutada. Või saa? Näed, audio recording. Ja kui ma nüüd paneksin salvestama, siis ta hakkab samal ajal arvutiga või arvutiga ühendatud mikri abil hakkab salvestama siia audiot. Ma praegu seda ei tee, sest muidu ma kardan, et me läheme vilisema ja kajama. Ja seejärel, juhul kui ma seda teeksin, siis proovin korra. Vaatame, kui tekib mingi helimüra, siis andke aga kohe märku. Näete, nüüd hakkas ta mul salvestama ja nüüd ma võin samal ajal kirjutada siia märkmeid. Ja siis, kui ma kirjutan, läksin uue ploki tegema. Kusjuures Macis ta töötab teistmoodi. Ma panen selle salvestamise praegu kinni. Audio recording, ma tahan seda stoppata. Siin. Nii. Ja näete, ma saan siia lisada bookmarke audiosse. Näiteks, kui on mingi oluline koht. See on üks asi, mida siin saab teha. Ja siis ma saan talle öelda stoppa siin ära. Ja kui ma võtan järgmise ploki ette, hakkan näiteks siia nüüd midagi tegema, siis taas ma saan talle öelda, et näed, tekita mulle siia järgmine jupp sellest. Ma peast ei mäleta praegu, kuidas ta oli PC OneNote'is, aga on nagu kuskilt meeles, et ta ise suutis ka tuvastada seda, et kus kohas see jupp oli ja siis mängis seda juppi ette. Aga kui on huvis, ma võin järgi vaadata ja pärast pole näiteks Facebooki foorumis kinnitada, et on see nii või ei ole. Praegu lihtsalt siis, kui ma hakkaksin endal siin Windowsi arvutit veel käima tõmbama, siis see võtaks meil mõne minuti võtaks ära. Aga teisest küljest ma võin. Ja kolmas asi on see, et võib-olla juhtub siin, et osa minu pilti hakkab hakkima siin. Et ma praegu seda ei tee. Kui meil aega jääb, siis ma kõige lõpus proovin seda. Nii, kas on meil veel tulnud küsimusi? Ei ole. Siis
et mille põhjal nüüd valida, et kas minna Google'i pere peale, Microsofti pere peale või siis Dropboxi toote pere peale. See on, Soho on ka veel olemas iseenesest ja neid on veel. Siis minu jaoks on esimene küsimus, et millist tarkvara on inimesed harjunud kasutama. Ja teine asi on see, et kui mahukad meil dokumendid on. Kui nad ei ole väga mahukad, inimesed on Dropboxi kasutajad, ma läheks Dropbox Paperi peale. Juhul, kui on natukene mahukamad asjad, siis ma läheks Google'i pilve. Ja kui on päris suured, siis ma läheks Microsofti pilve. Nüüd, siin on mõned asjad veel, mida ma tahtsin põgusalt näidata. Ja siis ma saan loomulikult kalendrisündmuste linke panna juurde. Ma võin seda siduda näiteks ära mingisuguse kalendrisündmusega veel Dropboxis, mis on mõnus. Nii, järgmine MindMeister. Mõtlesin ja näitan natukene mõttekaardi vara. Mõttekaardi vara on erinevad. Minu praegune lemmik nendest, ütleme, 4 levinumast, mis veebis on MindMeister. Mis asi on mõttekaart? Mõttekaart on selline tarkvara ja see on praegu jälle tasuta funktsionaalsus, kus kohas me mõtleme seda, et näiteks milline on meie veebiseminari sisu ja milline on selle vorm. Ja siis, kui me vormist räägime, siis kas me teeme veebi kaudu või siis tuleme kohale. Ja siis sisu poole peal me räägime näiteks kontorivarast ja siis me räägime visualiseerimisvarast ja siis veel näiteks ideede kogumisest, ajurünnakust. Ja siis ma võin siin öelda, et näed, kontorivara puhul meil on Google ja siis meil on Microsoft ja siis meil on Dropbox. Ja siis ma võin veel öelda, et näete, visualiseerimise poole pealt meil on mõttekaart ja siin on üks asi on MindMeister. No ma peaksin siin sisse logima selleks, et seda ka salvestada. Eks ma praegu ei ole siia MindMeisterisse sisse loginud. Kuigi iseenesest ma ju võiksin. Login. Ja vaatame, mis nüüd juhtub, kui ma siia MindMeisterisse sisse login. Kas ma siin olin Google'iga või? Vaat see on siis, kui on sellised väiksed tehnilised apsahkamid mõnikord, siis osa asju kipub meelest ära minema, et peaks ka sisse logima muuseas. Ja ma olen siit oma mõttekaartidest, mu limiit on otsas. Ja näete, siin ongi see sama probleem. Siin on probleem on selles, et tasuta versioonis ma saan kasutada ainult 3 kaarti. See on natukene nõrk. Nii, vaatame, kas mul sellega on tasuta olemas. Näete, Emsli mänguplats on täitsa olemas. Näete, nüüd ma lähen siia sisse. Ja? Ei saa! Vaat see ongi MindMeisteri viga. Ega minu vanuses enam hästi ei näe, mis sinna kirjutatud on. Et ma endal, vaat seda nüüd teised vist ei näeks, et ruumis on näha, et ma pean ikka aeg-ajalt zoomima siin, kasutama infoabivahendeid. Ja see on minu jaoks MindMeisteri kõige suurem viga üldse. See, et ta on nii pagana kribu. Aga muidu ta töötab päris hästi, ma saan värve valida ja võimalused on tal jube head. Aga see, et ta on kribu ja seal on see 3 tegevuse piir. Aga kõik ülejäänud töötab päris hästi. Nüüd funktsionaalsuse poole pealt MindMeister on hetkel kõige parem, kui ta vaid nii kribu oleks. Nüüd ma vaatan, kas ma siit saan suurendada, kui ma ütlen siin, sest teil on, näed, ma niimoodi, natuke suuremaks sain, aga mitte nüüd oluliselt, eks. Et mul on väga vähe teksti suurused valida ja see kasutajaliidese font on ikka eriline kribu. Ja ei, ma saan siit seda kaarti ma saan zoomida, aga mida ma ei saa zoomida? Ma ei saa kasutajaliides zoomida. Eks? Et seda ma saan loomulikult teha, et saan sisse ja välja zoomida, see on iseenesest mõistetav. Aga see, kui ma lähen näiteks siia kasutajaliidesesse, siis vaat siin ma ei saa zoomida ja siin,
ma olen omadega natukene jännis. Ja võib-olla on lihtsalt viga selles, et ma ei ole piisavalt silmaharjutusi teinud oma senise elu jooksul. Ja siin on samuti see ajurünnaku viis on olemas, et täitsa tipp-topp asi. Noh, ma saan siin öelda, et näed, sisu paneb paika vormi ja sellised kõik suurem osa väga hea mõttekaardi vara funktsionaalsusest on siin olemas. Ma saan panna pilte juurde, videoklippe juurde, fantastiliselt hea tarkvara. Jah. Tuli veel kommentaar, et Google Suite'i saab äkki paremini kasutada kuni 10 tasuta töökohta. Google Suite'il on, ma ei ole sellega kursis, et kas seda saab endiselt teha, sest 7. detsembril 2014 vist nad muutsid osa asju tasuliseks. Ma tean, et oma domeeni näiteks enam pärast seda ei saa kasutada. Aga võib-olla kui tekitada, ma ei tea, Gmaili aadressi peale, võib-olla saab. Ma ei oska seda öelda, ma ei tea. Kui te ütlete niimoodi, et saab ja olete kindlad, siis saab. Tagasi korra mõttekaartide juurde, et MindMeister ei ole ainus lahendus. Et siin on olemas MindMap, mis on ka päris hea. Ja tasuta versioon samuti töötab hästi ja tutorialid on olemas ja töötab päris hästi. Nüüd, ta ei näe küll nii ahvatlev välja. Kasutajaliides ei ole ka nii selge, aga töötab päris hästi. Et ma tean mitmeid tiime, kes seda kasutavad. Google'it on veel lihtsama kasutajaliidesega. Näeb esteetiliselt, näeb hästi ilus, näeb välja. Ja kui te olete suur selline värvisõber, siis Google'it on raudselt see asi, mida kasutada. Ja Google'it kasutab sellist Tony Busani, sellist esialgset mindmapi, sellist layouti, kus kohas joon peab ikka ilus kõver olema ja hästi värviline ja see töötab ka imeilusasti. Ja siis on olemas Bubbles, millel oli vist edulitsents oli hästi hea. Aga muidu ta näeb natuke tagasihoidlikum välja. Et need on 4 kõige levinumat mõttekaardivara, mida veebis kasutada. Ja siis tänane viimane asi, mida ma mõtlesin, mida ma näitan teile, mis on võib-olla, et minu selline viimase 3 kuu avastus veebis või üks nendest on selline asi nagu Presider. Mis asi on Presider? Presider on selline vahva asi, kus kohas ma ei tea, kas siin see Presideri link nüüd, kas see nüüd läks laiali. Mida nüüd saab teha Presideris? Presideris ma saan kutsuda inimesi ajurünnakule. Ma vaatan, kas meil Facebookis see viide läks konkreetselt, siin on mingi 3 lett on tal alguses. Vaatame korra Facebooki seina. Mis siis seal on? Sai siia see sama või? Jah, on küll sama. Et siin. Ja näed, siin ma saan teha küsitluse, et mis on su lemmik? Ja näed, nüüd ma võin öelda, et lisa siia ideid. Kirjutan näiteks, minu idee on, ütleme, Google'i tootepere, eks. Mis iganes, et tuleb Google Suite, eks. Ja siis, eks ma võin siin öelda, et kui ma nüüd tahan seda muuta, siis ma peaksin siia sisse logima. Ma vaatan, kas ma Google'iga kiiresti saan siia sisse logida. Kinnitage, et see olete teie. Mina jah, kes siis veel? Nii. Jah, luban. Nii, väga hea. Jah, olemas. Nii. Ja siis ma lisan siia, et näiteks Microsofti tootepere. Sisuliselt Microsoft Office 365, eks. Nimetagem seda kuidas iganes või Office Online, eks.
ma salvestan selle UX-ideeks ära, siis ma võin öelda, et või siis näiteks hoopis Dropbox Paper. Või siis ma ütlen, et minu tõeline lemmik on näiteks seesama see MindMeister. Või siis, ja kui te tahate, te võite enda omi ka sinna panna, et proovige, kas te saate lisada neid siia. Ja loomulikult siis TreeSider, mida ma praegu kasutan. Ma saan lisada ka igale variandile kirjeldusi. Ja nüüd, kui me saame aja panna, kaua aega see küsitlus on meil üleval. Ja siis no meil praegu on siin 13 päeva on aega siin sellega tegeleda. Ja nüüd, kui see küsitlus ühel hetkel, näete, ma võin siia poolt ja vastu argumente lisada. MindMeisteri poolt argument näiteks on see, et väga hea funktsionaalsus. Ja näeb ilus välja, aga siis ma võin lisada siia uue argumendi, kus kohas ma ütlen, et näed, aga puudujääk on see, et ainult 3 kaarti tasuta. Ja nüüd erinevad inimesed võivad öelda, et näed, vaatavad, see on küll hea mõte. Saab siia nende argumentidele yes ja nõud külge panna, et pöidlad üles, pöidlad alla. Ja siis hiljem võib toimuda ka hääletus, näed. Ma hääletan näiteks selle poolt, et võt, see on hea variant. Ja niimoodi me saame koguda erinevatel ideedel hääli. Ja kusjuures, mis minu jaoks on eriti vahva, on see, et see asi töötab priild. Niimoodi, et kui mingis vabaühenduses kasutada selleks, et koguda ideid üle hajavõrgustiku või näiteks veebi kaudu. Ja selleks, et neid ideid veidi vaagida, panna plusse, miinuseid, vaagida erinevaid argumente ja hääletada, paremat abivahendit hetkel mina küll ei tea. Ja võt sellepärast, et TreeSider on mu selline tõeline lemmik. Need olid mõned asjad, mida ma täna tahtsin põgusalt näidata. Me vaatasime Google'i ja siis vaatasime Microsofti tarkvara hästi põgusalt, peaaegu et ei vaadanudki. Google, siis Dropbox Paperit vaatasime, mõttekaardi varas pöörasime rohkem tähelepanu MindMeisterile, siis vahepeal vaatasime veel OAppi korra ja siis TreeSiderit uurisime. Milliseid küsimusi on teil vahepeal tekkinud? Nii, seni kuni inimesed mõtlevad küsimusi, seni ma panen endal korra, vaatame, mis nüüd juhtub, kui ma panen endal käima Windowsi siin. Ja siis vaatan selle Windowsi OneNote'i küsimuse, vaatan ära. Aga teie nuputage küsimusi ja küsige seni. Tuli küsimus, et kas Simple Note'is on juba kajastatud? Ei ole. Ja Simple, kuidas erineb Simple Note millest? Teistest. Okay. Simple Note on oluliselt lihtsam kui teised, eks. Mis on Simple Note'i suur, ma lähen nüüd Simple Note'i korra sisse. Simple Note'il on jälle omad head ja halvad küljed. Ma login korra oma Simple Note'i siia sisse. Nii, näed, olengi sees. Eks. Simple Note on väga hea märkmevara. Jube lihtne. Jälle, ma saan tagida asju ja siis saan siia märkmeid teha, aga mis on nagu Simple Note'i puudus minu jaoks, on see, et ma saan neid märkmeid küll jagada, aga me ei saa koos neid mudida. Ja sellepärast minu jaoks Simple Note on nõrgem kui, ma ei tea, mis iganes, Google Keep või siis Google Docs või siis mis Dropbox Paper või mis iganes, eks. Nüüd teine küsimus oli Presi kohta, et kas Presit juba näidati. Ma algus mõtlesin, et ma näitan teile Presit. Aga siin on üks asi, et Presiga ta ühel hetkel kunagi, ta oli tasuta. Oota, vaatame, kas Basic on endiselt tasuta või? Yes. Basic on olemas, eks. Basicu puhul, näed, kui ma ütlen talle Basic ja siis
mille poolest mulle Presi meeldib? Ma tekitan siin, ta tahab, et ma hakkaks siia, aga loomulikult lähme siia Google'iga kallale. Nüüd, mille poolest mulle meeldib Presi? Sellepärast, et ta tekitab loogilisemaid ja paremini meelde jäävaid esitlusi kui väetäpp ehk Microsoft PowerPoint või siis Google'i esitlusvara, eks, Presenter. Ja Presiga saab teha selliseid vahvaid asju, et ütleme, et ma olen educator. Next. Nii. Näed, ja tee mulle üks uus esitlus. Mille poolest Presi on lahe? Presi on lahe selle poolest. Näete, siin on mul hulk template'e juba olemas. Ma vaatan, kas ma siit poolt võtan mingisuguse creativity. See on õune käkk. Võtame näiteks mingisuguse mida me võiksime võtta? Ma ei tea, võtame näiteks non-profiti esitluse. Võtame template'i alla. Tegelikult ma saaksin ka ilma selleta saaks teha. Ja nüüd, kui ma selle võtan, ütlen, et kasuta seda template'i, siis nüüd see võtab mõne hetke, võtab aega. Korra vaatan siia poole peale. Nimelt ma siin tõmbasin vahepeal ju käima endal Windowsi. Ma panen siin OneNote'i käima, siis ma saan selle küsimuse ära vastata. Vabandus selle natukese väikese hüplemise pärast siin teemade vahel. Nii, OneNote. Ma näen siin juba OneNote 2016. Nii, me lähme Windowsist uuesti välja ja võtame endale uuesti ette. Näed, Presi, eks. Näed, Great Presi. Ja nüüd, mida ma saan teha? Näete, siin on mul erinevad slaidid. Ja siis ma saan siia kirjutada, et mis siin toimub. See on minu non-MTÜ. Eks ma saan öelda, et see on minu muu MTÜ. Eks? Ja see ei ole mitte sales pitch, vaid see on näiteks, mida teeme. Ja nüüd ma panen siit kinni ja siis näed, siin on meie organisatsioon. Eks? Ja siia me kirjutame näiteks, näed, et ma saan kirjutada siia, et teeme seda ja teeme teist. Et me saame muuta siin teksti, teeme seda. Ja siis me saame siin öelda ka seda, et kes on meie kliendideks. Näete, siin ma saan erinevaid projekte panna. Nii et mul on siin osa asju juba tehtud. Nüüd ka vangerdasin vaikselt ja sellisel moel ma tekitan siin slaide. Ja nüüd, kui ma teen selle slaidistiku, teen valmis ja tahan nüüd seda esitlema minna, siis ma saan siia animatsioone ka veel panna juurde. Näete, ma võtan seda present nuppu ja nüüd on ühe hetkega mul on imeilus esitlus olemas, kus kohas ma saan öelda, et näed, ma räägin teile sellest ja sellest ja sellest, eks, ja siis me teeme seda ja siis meie projektid on need ja siis see on esimene projekt ja see on teine projekt ja see on kolmas projekt, eks, ja see on meie meeskond ja vaat need on need asjad, millest ma teile rääkisin. Et Presis, kui on näiteks tarvis 10 minutiga panna esitlus kokku, siia, kui ma teen selle Presis, ma suudan 10 minutiga ära teha, kui ma tean, millest ma räägin. Ja ma suudan rääkida sellest sama veenvalt, nagu mul oleks selja taga, ma ei tea, Põhjala tippkujundusbüroo tippdisainerid, kellele ma olen roppult raha maksnud ja tükk aega neid ära moosinud, et nii ilus esitluse mulle teeks. Et Presi on ses suhtes taas. Miks ta mulle meeldib? Ta meeldib mulle sellepärast, et ta töötab intuitiivselt, 1 ja 2, tulemus tuleb jube hea.
Nii, ma vahepeal seni, kuni tekivad küsimused, ma korra lähen vaatan nüüd oma Windowsisse siin. OneNote endiselt salvestab siin. Muidugi. Nii, ma pärast kustutan selle ära. Stop. Noh, stop. Nii, väga hea. Nii, OneNote lõpuks lõpetas ära. Nii, ja nüüd ma lähen korra oma Windowsisse. Ja ma panen korra oma OneNote'i käima. Ja siis vaatame, mis siin nüüd toimub. See võtab väikese hetke aega, et ta läheks mul käima. Nii, ja ma tekitan siia, noh, võtame selle sama näiteks. Ja tekitame uue märkme. Noh, nii, olemas. Ja siin on näiteks salvestuse katse. Ja kui ma nüüd, ma kardan, et täna sellest väga palju meil välja ei tule, sest et siin mingi asi kurnab siin masinat mul täiega praegu. Ma ei oska öelda, mis see on. Aga jah, minu arust oli, et seda te võite vaadata ka, et mida teil Windowsi all see OneNote'i klient teeb, et kui ma ütlen talle, näed, record audio, ma võin ka salvestada videot kliendi abil, eks. Ja siis ma ütlen, et salvesta audio, vaatame. No, nüüd ma astun nii õhukesele jääle, et kas see Windowsi pilt meil jookseb ka edasi sinna, eks. Nii, nüüd ta hakkas loodetavasti salvestama. Nii. Ja kui ma siia kirjutan midagi ja kirjutan hiljem veel midagi ja kusjuures ta töötab nüüd jah samamoodi. Ja ma pean erinevad salvestused tegema. Okei, selge. Siis ma võtan oma sõnad tagasi ja ütlen, et ei, see enam ei tööta niimoodi, et ma pean erinevad salvestused tegema. Ma saan erinevad salvestused panna samasse faili sisse. Kuigi, näed, töötab ikka. Kui ma lähen siia ja näed, siin tekib iga lõigu juurde salvestise heli ikoon. Ja kui ma vajutan selle ikooni peale, siis ta mängib mul maha selle jupi, mis oli selle lause kirjutamise. Et see on asi, mida veebiversioonis ei ole. Aga nüüd teie lahkel loal ma panen endal Windowsi panen kinni, sellepärast, et vastasel juhul meie sessioon varsti hangub siin ma kahtlustan. Nii, millised küsimusi on veel tulnud? Saabus selline täpsustus, et Google'i Softiga on kasulik kasutada Chrome'i brauserit, et kiip telefonis, kiip arvutis, et Chrome'i rakenduste all, et kui sama kasutajaga sisse logida, siis mõlemal pool näeb samu märkmeid hetkega. Ja, absoluutselt. Ja kuna Chrome on samuti Google'i asi siis ja Chrome'iga töötab loomulikult kõige paremini. Lihtsalt mul on näritud õunaga arvut ja sellepärast mul on ka näritud õunaga brauser. Siis saabus selline küsimus, et kas oskate soovitada vabavara, millega teha veebis algoritmi sortida e-konda, näiteks mingi teenuse valimiseks, kus inimene vastab järjest valikküsimustele ja seejärel jõuab valikute kaudu õige asjani. Seda kõige lihtsamal moel saab Google Formsiga saab teha, et juhul, kui me kasutame valikvastused, jah, ei, eks, ma saan näidata ühte küsitlust. Ma korra võtan ette nüüd meie küsitluste lehe, mis on meie koolitus. Me kasutame väga palju, kasutame küsitluste lehte selleks, eks. Ja nüüd, jah. Et saabus täpsustus, et Forms on küll hea, aga et mõeldi rohkem visualiseeritud kujul. Et ta näitaks niimoodi. See oleks lahe. Ma ei tea, peab otsima. Ma võtan endale võla üles ja ma natuke vaatan, kui ma leian, siis ma annan teada ja kui ma ei leia, siis ma ei anna teada. Aga jah, visuaalne küsitlus, see oleks lahe. Ja see näeks ilus välja. Mida me oleme kasutanud? Me oleme kasutanud sellist asja, ma vaatan, kas meil praegu on. Seda on võib-olla hea näidata. Näete, et siin on üks koolitus eelküsitluseks, nii nagu nad ikka on, eks. Ja näed, nüüd, kui ma vastan siin jah, see on häda vajalik, siis järgmisena ta läheb edasi järgmisele küsimusele. Kui ma ütlen, et see pole üldse teema, siis ta hüppab automaatselt, hoopis kuskile mujale. Et sellisel moel selliseid hüplevaid küsimusi
et neid saab Formsiga teha, aga seal peab vaatama, et see ütlemise teekond on paigas. Aga jah, kui seda saaks visuaalselt teha, see oleks eriti mõnus. Ja sel juhul, mõnikord need ütlevad küsimused või need, kus koos on erinevad valikvastused, seal kipub mingi äraeksimine tekkima ja see aitaks seda vähendada. Hea küsimus, otsin ja uurin, kasutaks isegi, kui leian. Veel küsimusi? Saabus küsimus siis eelmise seminari kohta, et kas Trellos on võimalik e-maili kontot ka lahus hoida. Näiteks, et töiselt laualt saabuvad teated ja maililised töisel e-posti aadressil ja isiklikud projektid isiklikul meili aadressil. Minu teada ei ole. Eraldi kontot sel juhul. Siis eelmisel korral tutvustasite ka kasulikku abivahendit, mis mitmeid rakendusi ühendab, et kas ja kuidas saab seda kasutada ka tänaste rakenduste puhul? Ahah, samamoodi Zapieri saab kasutada sellisel moel, ma toon praegu mingeid näiteid, et näiteks kui Google Sheetsi, näiteks kui keegi edastab vormi Google Formiga, siis anna Slacki teada, et selline vorm pandi üles ja peale selle, mida veel võiks teha? Saada näiteks, ma ei tea, MailChimpis saada, see on jabur näide. Mitte MailChimpis, vaid näiteks minu meiliprogrammis saada inimesele isiklik tänumeil. Ei saa. Selle püstipanek võtaks natuke kaua aega, me ei jõua 5 valmis. Aga põhimõtteliselt sellist asja saab teha. Microsofti jubinad on Zapieril valmimisel. Ma nägin, et need olid neil torus, seal oli näha, et Microsofti omad on tegemisel ja varsti tulevad. Dropbox Paperi jubinaid. Selleks, et mitte oletada, ma kohe ütlen. App Directory. Nii ja otsing, vaatame. Dropboxi jubinad. Näete, Dropboxi jubinad on olemas, eks? Ja siis MindMeisteri jubinad, selles ma nüüd küll kahtlen. MindMeisteri jubinaid ei ole. Ma kardan, et mõttekaardi jubinaid üldse ei ole, sest mõttekaardi vara tegelikult on endiselt natukene selline niši asi. Jah, aga Google'i tootepere jubinad on olemas ja samuti on Dropboxi jubinad on olemas. Saabus selline küsimus, et kuidas saaks ennast kõige hõlpsamalt kursis hoida uute rakenduste ja rakendusuuendustega? Ja kas on näiteks mingi veebisait, mida silma peal hoida? Ahah, tagasi sama koha juurde. Nii nagu eelmisel korral ka soovitatud, siis Zapieri blogi on minu jaoks koht number 1. Et kui mingi uus äge asi tuleb, ta tavaliselt jookseb siit Zapieri blogist jookseb läbi. Et see on kõige levinum. Jah, et ma vahepeal vaatasin natuke seda visuaalse küsitluse asja, et võib-olla peaks natukene SurveyMonkey't peaks uurima. Aga ma ei ole vahepeal, ise ei ole SurveyMonkey't kasutanud, sellepärast, et SurveyMonkey, ta on mingis, tema SurveyMonkey abil saab samuti teha küsitlusi. Ja see tasuta osa piir oli tal olemas, aga ma pean natuke vaatama, et kas tal see visuaalsete küsitluste loomine, et kas see tal nüüd tasuta versioonis on sees. Selles ma veidi kahtlen. See A-B testing, advanced branching, Ma arvan, et kui see kellelgi on olemas see visuaalne küsitluste tegemine, siis ma uuriks seda SurveyMonkey'teks, aga nagu te näete, siis see edasi jõudnud loogika, see on neil Premiere paketis, mis on jube kallis. Aga ma vaataks siia, kui on tahtnud iga hinna eest seda teha. Tasuta ma tõesti ei ole näinud. Siit startup idee. Et taas vaadake Zapieri blogis, kellel on nüüd kange isu on seda teha, eks, siis Zapieri blogis oli väga hea postitus 5 days sprint.
nii et võtke keegi ette üks 5-päevane sprint ja selle 5 päeva sprindiga näiteks tekitage visuaalne küsitluste loomise äpp ja siis teid ootab kuulsus ja au tõenäoliselt. Aga esimene samm on see, et vaadake, kas see on tehtud. Ma otsin ka natuke, sest mõte on äge. Selge. Eelmise korra lisaks ma näitaksin ühte vahendit veel, mis saatis mul juhtumisi oma uudiskirja ja siis tuletas meelde, et nad on siin maa peal olemas. On olemas selline teenus nagu Calendly. Ja Calendly on selline teenus, millega te saate näiteks, kui te tahate, et teil on mingid kõnetunnid, kus kohas inimesed saavad teiega aegu kokku leppida. Calendly on selleks kõige mõnusam teenus. Ja kui me vaatame nende hinnataset, siis nende tasuta paketis, mida ma saan teha, ta istub kokku Google'i kalendri, Office'i kalendri, Outlooki ja iCloud'i kalendriga. Ehk siis ta saab aru, kus kohas mul on vabad ajad. Iva on selles, ma annan talle ette, et millised on need ajad, kui ma tahan kohtuda teiste inimestega. Ja siis ma saan avaldada näiteks oma kodulehel lingi ja inimesed saavad öelda, et võt, ma tahan sinuga näiteks kokku saada kolmapäeval kell 2. Ja niimoodi, et ta nii-öelda saab minu vastuvõtule, saab registreerida. Ja võt selliseks asjaks on Calendly on väga hea ja tasuta versioon võimaldab seda. Rühmakohtumis, kui me on juba mitu kalendrit kokku loksutada, siis tuleks juba neile maksma hakata. Aga isegi see tasuta variant töötab päris hästi. Et kellel on see vajadus, siis uurige Calendlyt. See on täitsa vahva asi. Nad tulid välja mingi pool aastat tagasi. Aga see oli üks täiendus eelmise korra kohta. Kas meil on vahepeal kellelgi veel tekkinud küsimusi? Et palutakse tutvustada uut pea kõiki sõnumikeskkondi tutvustavat äppi, et millele mõni aeg tagasi oma Facebooki lehel viitasite. Nii, vahepeal siit keegi ütles, et tema teab küll, mis see keskkond oli, mis see sõnumikeskkond oli. Aga see on Frants. Ja esimene asi, mida mina tavaliselt vaatan, mida tasuta saab teha. Näed, jah, mitu teenust, näed, sünkimine, õigu lahe. Väga põnev. Et jah, ehk siis keskkond, mis tõmbab kõik erinevad kanalid, tõmbab ühte kohta, tõmbab kokku. Fantastiline. Aitäh. Ma ka targen jälle. Minu jaoks tasus täna ära. Ja kohtume siis järgmises digitöötoas. Et head õhtut teile!